Tere! Yes! Viimane 60 ja raamatupidamise viimane plokk, loeng. Ja mul on väga hea meel, et te olete jõudnud lõppu. Seepärast, et see on üks oluline teema ja te olete lõpus järgel. Nii et viimane loeng on teil vaja vastu pidada ja pärast seda juba lähme finantsprognooside juurde ja kuidas te äriplaani poole nii-öelda tagasi rohkem, kuidas te seal oma äriplaanikeses hakkate neid raamatupidamises saadud infot ja teadmisi kasutama ja finantsprognoose koostama. Nii et räägime natukene, kuidas nagu reaalselt oma ettevõttes raamatupidamist korraldada. Et esiteks vali välja otsusta enda jaoks ära, et kas sa korraldad ise oma raamatupidamist või siis ostad teenuse sisse raamatupidamisteenus või siis mina pakun näiteks ka kolmanda versioonina hoopis sellist asja, et nõustamisteenust, et inimene teeb oma raamatupidamist igapäevaselt ise, aga kui tal on nagu tekib küsimus, siis ta suhtleb minuga. Mul on tunni hind teada ja nii palju, kui ma temaga suhtlen ja nii palju, kui ma tema asjadega tegelen, ma selle tunni hinde alusel siis esitan talle arve. Et kui mul läheb temaga suhtlemise asjade peale 15 minutit, siis 15 minuti eest ma esitangi arve. Et ja alati, kui näiteks majandusaasta aruanne on tal vaja esitada, siis ma vaatan asjad üle, kontrollin, kas on kõik korrektne. Kui on kõik korrektne, siis ta esitab selle ära ja aitan ja toimetan temaga. Et nii saab ka toimetada. Et siin ongi siis nagu see nõustamisteenuse pluss on pigemgi see, et sa siis õpid neid asju iseenda jaoks ära ja samas sul on nagu tagala olemas spetsialist, kelle käest küsida, et kui sa jääd nagu enda jaoks nagu kahtlema. Et kui vähegi huvinumbrite vastu on ja alguses ma soovitan raamatupidamist nagu ise teha, kui on väiksemad mahud, sellepärast, et siis sa saadki aru nagu kuidas asi toimib ja sul juhina on võib-olla lihtsam ka tulevikus otsuseid teha. Ja kui mahud ja asjad juba suuremaks lähevad, siis sa saad teenust sisse osta ja rahaliselt siis ta on ka nagu veab välja nii-öelda. Et nii on, et otsusta enda jaoks ära, mis seisul raamatupidamisega on. Kas siis teed ise või ostad nõustamisteenust sisse või siis otsid endale raamatupidaja, kes osutab seda teenust ja saadad talle dokumendid ja nii edasi, siis raamatupidaja tegelikult annab sulle täpselt juhised, kuidas tema dokumente ootab ja mismoodi see suhtlus teil käima hakkab. Minu puhul on kõik digitaalne, elektroonne. Kasutan Merit Activat ja Merit Palka ja tänase loengu nagu näited ikkagi nagu põhinevad sealt. Tegelikult enamus raamatupidamisprogramme on sarnaselt üles ehitatud, et ei ole nagu midagi sellist, et mille poolest Merit erinev oleks, et sarnased moodulid, sarnased nimetused te leiate igast raamatupidamisprogrammist enamasti, kui ta vähegi tõsiselt võetab. Miks mina Meritit kasutan, on see hind on okei ja teiselt poolt kasutaja tugi on väga tugev ja iga seaduse muudatus, mis tuleb koheselt programmis leitakse need lahendused ja viisid selle nagu kajastamiseks raamatupidamisprogrammis, et ma ei pea kunagi mõtlema, et oi juudas, riigiisad jälle mõtlesid mingi vahva seaduse välja ja nüüd mina pean mõtlema, kuidas seda raamatupidamises korrektseks teha. Et õnneks seda muret ei ole, et Meriti puhul vähemalt, et ta nagu kohe automaatselt otsib programmilised lahendused välja selle jaoks, et asi oleks korrektne. Et näiteks hea näide oli see suurem muutus oli see sõiduautode 100% käibemaks või 50% käibemaks. Kohe tekkisid kontoplaani need kohad ilusti. Nii.
kui sa oled ära otsustanud, mismoodi või kuidas on ju, siis ja sul on ära otsustatud, kuidas sa oma dokumente koondad, kas nad on paberkandjal või siis nad on pilves kuskil või digitaliseeritud või siis on arvutis kaustas ja tagakoopia on olemas. Nii-öelda back-up versioonid on olemas. Minu puhul ongi see, et need dokumendid saadavad minu kliendid mulle, oleneb lepingust, mõned panevad Drive'i kaustana ülesse, aga enamus ikkagi, kellega ma tegelen igakuiselt, nemad saadavad läbi Costpocketi keskkonna mulle. See on siis eraldi keskkond. Ma võin ka vaatan, ma võin tegelikult jagada ka seda keskkonda, on ju. Ekraan. Nii. Et Costpocket keskkond. Neil on juures ka telefoni äpp. Login sisse. Tegelikult ma näitan teile hinna ka. Põhimõtteliselt, mida nad teevad, ongi siis see, et nad digitaliseerivad sinu dokumendid ära. Olgu kas või see pisikene tšekk, me oleme kaasas ühtegi tšekki, pisikene tšekk või meilitsi tulnud arve. Ja siis nende põhimõtteliselt arvutiprogramm, nagu näete siin ka, loeb ära need olulised infokillud sellest tšeki pealt ja paneb need nagu valmis raamatupidamisprogrammi ja saadab need kõik raamatupidamisprogrammi jaoks söödaval kujul valmis. Costpocket või check.ee ei ole ainukene keskkond, mis seda Eestis pakub. Neid on veel, Invoice ja nii edasi. See, kuidas programmi tegelikult digitaalsed dokumendid saada, on veel võimalus ka e-arvena, ehk siis Omniva pakub Meritis on neil tasuta liidestus. Et nüüd ka ju 1. juulist on ju kohustuslik omavalitsuste ja riigiga suhtluses, et oleks e-arve. Et enam sa ei saa niisama meilitsi saata arveid, sa pead e-arvena saatma. Ja osadel klientidel ongi nagu ettevõtetel tõsine probleem, kuna neil ei ole nagu seda võimekust neid saata, sest see on tasuline teenus. Meriti puhul see on hinna sees, mul ei tulnud isegi mõttesse, et see mul on raskus. Et lihtsalt, kui ma olen ära aktiveerinud Meritis selle liidestuse, et võtta vastu Omnivas e-arveid, siis nii ongi, ma vajutan lihtsalt e-arve ja kõik nuppu. See, kuidas see liidestus käib, ma näitan teile ka. Nii. Minu puhul siis ongi siis Costpocket ja teine teema, nad tõmbavadki telefonist endale äppi ka, kus äpi teel siis nad põhimõtteliselt ettevõtte juhid on mul nii õnnelikud, et nad ostavad mingi asja ära, väike kulutšekk jääb, võtad oma telefoni, teevad äpi lahti, pildistavad ära, plõks ja nii ongi. Neil ei ole vajadust kuskile mujale saata oma raamatupidamisdokumente enam. Nad ei pea isegi seda paberit enam säilitama, sellepärast, et ta on ära digitaliseeritud ja 7 aastat on ta ilusti olemas. Kõlab vahvalt, on ju. Ja see on ka põhjus, miks mina seda IT-lahendust nagu soosin, ongi see, et see muudab minu elu lihtsamaks ja ettevõtjate elu, mis on kõige tähtsam ka veel lihtsamaks. Et nad ei pea nii palju nagu aega kulutama mingite paberite välja printimise peale, koondamise peale ja siis mulle veel muretsema, kuidas need dokumendid minuni saavad. Et seda muret tänapäeval ei ole. Nii. Ja nii ongi. Nüüd, kui me võtamegi ka teie õppematerjali, siis teile tundub võib-olla see natukene nagu hiina keel siin, mis siin toimub. Aga tegelikult see päris hiina keel ei ole. Nii. Et see on sinu põhispikker, kui sa hakkad korraldama oma raamatupidamist. Et selle järgi, nende sammude järgi on väga lihtne teha raamatupidamist.
Nii, ja esimeseks siis põhimõtteliselt ongi sul vaja siis raamatupidamisprogrammis luua konto. Nii, minul on loodud loomulikult see konto. Et mul on loodud see konto, minu enda kontolt oleme praegu sees. Ma ei hakka mingit demoversiooni asju siia tekitama. Et ei ole hullult delikaatseid asju siin, ma arvan, sees. Nii. Ja üldiselt tegelikult sa nagu üleval te näete erinevaid mooduleid. Müük, maksed, ost, finants, ladu, põhivara ja seadistused. Ehk siis, kui te teete kasutaja, siis automaatselt teil on vaja sisestada ettevõtte andmeid erinevaid, kas te olete käibemaksu kohuslane või mitte. See number tuleb sinna kirjutada. Ja muud ei olegi. Kui te hakkate kuludokumente sisestama, siis kuidas ma räägin kõigepealt nagu selle, mis inimestes tekitab segadust. Iga paberdokument, mis teil on raamatupidamises, on vaja programmi kuidagimoodi sisse panna. Ehk siis raamatupidamise programmi eesmärk on kõik dubleerida nii-öelda üle. Saite aru? Et dubleerida ta üle ja kõik asjad peavad programmis olema sees, et see ei ole niimoodi, et sul on paber kuskil olemas ja sa sellega mitte midagi ei tee. Sa hakkadki iga selle paberiga midagi tegema. See, mida sa teed, sõltubki sellest, mis paberi peal kirjas on. Ma üritan võimalikult nagu lihtsas keeles, sest ma tean, et ma igapäevaselt ise teen seda ja võib-olla ongi nagu imelik seda niimoodi kirjeldada, aga nii on. Nii. Ja võib-olla mõne jaoks tundub imelik, et ma niimoodi lahti seletan, aga teise jaoks on nagu see just see, mida ta vajab. Et kui on peal kulu, see on käes kuludokument, sa oled midagi ostnud. Teatavasti see on esimene asi, mida sa ettevõtjana teed, sa ostad midagi. Enamasti ikkagi kulu tekib enne kui tulu. Et siis selleks ongi ükskõik, mis raamatupidamisprogrammi sa ette võtad, on ostumoodul olemas ja kui sa vajutad siia peale, siis on ostuarved, on kinnitamata ostuarved, on aruandvate isikute kuluartiklid, kuluaruanded. Kinnitamata ostuarved tulevad siia siis, kui me kasutame mingit e-arve moodulit või siis cost pocketit, need tulevad siia sellisel kujul. Ma vaatan näiteks, näitan teile, mul üks on ekstra jäetud teile kinnitamata siia. On seesama cost pocketi arve. Aeglane internet. Nii. Sellisel kujul ta on olemas siin. Midagi muud toimetab samal ajal, seepärast on nii aeglane. Et see sama cost pocket on põhimõtteliselt siis on toonud selle arve siia sisse ilusti. Nii. Ja siin on ta kohe olemaski, et ta loeb, see arvuti loeb ära selle nime, arvenumbri, kuupäeva, pangakonto numbri, see arve on iseenesest siin ilusti olemas ja minu ülesanne on valida õige artikkel. Nii. Artikkel, millise sa valid, on loominguline protsess. Et kui meil on, te vaatasite kulude struktuuris, on mul nagu enamasti kõik kulud lahti kirjeldatud ja see kontoplaan on ju siin ilusti täpselt samamoodi. Te peaksite leidma sealt kulude struktuurist kõik need sealt tabelist ilusti kõik need asjad, mis siin mul kirjas on ülesse. Nii. Mina paneks selle näiteks IT alla ja ma ei pea siit isegi otsima, mulle piisab. Iga programm on loomulikult erinev, aga
Ka üldiselt ta peaks leidma siit, internet nii aeglaselt tõudma kohe. Et leidma siit selle ID üles. Kui ma olen artikli ära valinud, see ongi, et sa pead jälle kaine mõistusega mõtlema, mis sinu artikkel on. Et kui ma olen artikli ära valinud, siis ma saan edasi minna. Et teine asi, mis siis on oluline, on see, et kuhu kontole ta meil liigub see artikliga seonduv asi. Täitsa lõpp. Nii, okei, nüüd tuli. Ja te näete, et summa on mul teada. Eraldi siin lahti ei ole mul vaja mitte midagi teha, sellepärast, et arve on iseenesest juba põhjalikul kujul olemas. Mul on oluline, et erinevad artiklid saaksid eraldi käsitletud, aga siin on põhimõtteliselt ainult üks artikkel ehk siis IT-teenus. Käibemaksumäär on mul siin kriips, sellepärast ma ei ole käibemaksukohuslane. Kui ma oleks käibemaksukohuslane, siis ma saaksin siin ka rohkem nagu valida. Nagu ma rääkisin, siin oli erinevaid valikuid, on ju. 0 oli variant, et 20 oli variant, 9 oli variant, ei ole käive, antud juhul siis kauba eksport läbi Euroopa Liidu, erikord, metallijäätmete puhul, kinnisasja puhul, maksuvaba käive. Ja kui ma ostan põhivara, siis ma saangi ülevalt ka näiteks antud puhul panna põhivara ost ja siis ta paneb automaatselt põhivara käibemaksu mulle siia. On ju. Proportsionaalne sisendkäibemaks, reisiteenus, 100% auto. See on see, kui mul on autoettevõtte nimel, ma ei maksa erisoodustuste pealt, ta ongi ainult ettevõtte kasutuses, mul on tõendatud see kasutus ettevõtte kasutuses, siis on see käibemaks. Kui mul on võimalik, ma maksan erisoodustus ja mul on võimalus olemas kasutada seda erasõitudeks, siis on see 50% käibemaks. Erijuhud, kõik asjad on nagu, see ongi see, mis ma ütlesin, et Meritis on nagu, nii kui käibemaksuseadus muutub, siia tuleb ka õige asi juurde. Kui me siin paneme midagi valesti, siis käibedeklaratsioonis pärast on asi nihu. Ta on vales kohas. Siin on jälle, et oluline on jälgida siis seda kontot. Kulu, ost, kulu on meil 4-ga ja siit ta valibki siit nagu ilusti välja. Need on ka kõik ju teil ilusti eelnevates loengutes ära käsitletud, on ju? Teate kõike? Et me lihtsalt nüüd paneme selle kõik need eelnevad teadmised reaalsesse praktilisse väljundisse. Nii. On olemas ja kui ma oleks selle sama arve maksnud näiteks ise oma isiklikust taskust, siis ma saaksid makseviisist ka panna aruandva isiku poolt. Luba mul panna aruandva isiku poolt. Nii aruandev isik. Makseviisist me oleme rääkinud, et nagu te näete, siin ta automaatselt pakub ka erinevaid pangavariante, on ju. Kuna mul on 2 pangas, üks on ka USA dollarites ja nii edasi. Nii. Ja kui mul on see kõik tehtud, siis ma saan salvestada. Ja OA12 on kandenumber. Kui mul ei ole digitaalselt siia keskkonda tulnud, siis ma võtan oma kuludokumendi, ma valin ostuarve. Nii, uus ostuarve. Võtame mingi, kust me ostame, mis ostuarve mul võiks olla? Ma ei ole täna kaasas ühtegi sükest head. Võtame näiteks, võtame ka siin mingit asja kodumaja sees, võtame midagi, mida ei ole mul sees. Jah, nii, Rimi. Tahan Rimi oma võtta, aga mul ei ole seda siin sees. Nii, lisan. Rimist ostan. Rimi Eesti Food, arve peal on ilusti olemas. Kui ma valin ära, siis ta tegelikult ise võtab äriregistrist need andmed, mis on olulised. Siin üleval on ka käibemaksukohuslase linnukene, mul on ekraan seal üleval, näete siin pisikene, siis sealt ka sa saad vaadata. Kui sul on selline kliendikaart, keda sa
tegelikult tahaks ülekannet teha pärast, siis pane kindlasti siia ka pangakonto number ja viitenumber, kui on, ja maksetähtpäeva isegi ei pea. Salvesta, nüüd ta lõi mulle rimi siia. Paneme kuupäeva, näiteks, paneme midagi ilusat, 6. Nii, nüüd ütleb, ei sobi. Seepärast, et punktid läksid ära. Nii, 01.06.2019. Punkti ei pea vajutama. Vajutad enter. Automaatselt ta paneb sama kuupäeva, mis arvekuupäev on. Ja kandenumber on ka automaatselt tavaliselt see, mis on arvekuupäev. Siis arve 111 on ju näiteks. Vaatad arve pealt, mis on arvenumber. Pangakonto võiks panna sinna kliendikaardi, sinna kaardile kohe kirja, siis ta viskab siia automaatselt. Sul on võimalik ka projekte lisada, ehk siis projektid lõikesse arvestust pidada. Nii. Ja nüüd ma oletame, mis ma võiks kontoritarbeid oleks võinud osta. Tiimist ostsin paberi. Konsultatsioone ma sealt ei ostnud. Paberi. Nii. Siin ma saan ära kustutada. Kogust ma ei pea eraldi iga seda, et ma ostsin näiteks 2 pakki paberit, ma ei pea seda eraldi kirja panema, ma jätangi 9, see tšekk läheb siia juurde. See on nagu dubleering näiteks 10 eurot. Ja kui ma oleks käibemaksukohuslane, siis mul oleks nagu siin eraldi asjad, aga mul ei ole. Teeme nii, et ma maksin selle näiteks enda taskust kinni. Nii, salvesta. Ja kui mul on see kuludokument ei ole nagu paberil on, siis ma kirjutan selle sama kandenumbri siia, OA13. Kui mul on, ma sooviks ta panna siia juurde, siis ma saan ta manusena siia lisada. Otsin siit oma arvutis selle dokumendi ja lisan siia juurde. Nii, ma tahaks seda nüüd kinni panna. Nii eest ära. Nii. Siit. Nii. Ja kui ma rääkisin kannetest, on ju. Ja siis tegelikult, kui vanasti pidi seda Excelis, tänapäeval osad teevad veel Excelis, teevad seda käsitsi, siis antud juhul raamatupidamisprogramm koostab selle kande sinu eest. Ta võtab selle ostukuluna ülesse, läheb kontoritarbete alla, on ju, ja võtab kohustusena, 2 oli meil kohustusbilansis, 2 ülesse, et mul on vaja seda nagu veel maksta, on ju. Võlad tarnijatele. Vaatame, kui ma muudaks selle ära kassaks, siis ta peaks, see nüüd eraldi siia tõmmatud, kus muudab, et mul oleks, luba niimoodi muuta, et kustuta ära ja märgi tasumine kassast. Siis ta peaks tegelikult ka kandesse lisama selle kassa siia, vaatama, kas ta ei ikkagi tõotab kohustusena üles. Nii, et kuna sularahas makstud, siis ta tegelikult programm ka koheselt koostab kassast tasumise, ehk siis ta ei jää tarnijale võlgnevusena üles. Nii, iga kuludokument või müügileping sisestad siit alt. Erandid on aruandvate isikute kuluaruanded. See tähendab seda, et näiteks sõiduautokomp, et võtame siit 31. mai 2019, mul on sõidupäevik, kus on peal, et see kuluaruande number on selline. Valin siit artikli. Vaatame, kas mul on. Otsime veidi. Ei olegi siin isiklik, aga
autode oma mul lahti siin. Ma tahan ta vist niimoodi. Nii. Siis siit ma saan muuta tegelikult seda tsiklit. 446 on 0 on see. Ja näiteks mul sõidupäevik 325 euro peale maikuus sõidetud ja ma olen seal ära maksnud siis isiklikust rahast, siis panen makseviisi ja ta on olemas. Juhul, kui mul on näiteks siin mitu tšekki, et ta ei ole auto oma, vaid ongi mingid pisikesed tšekid, siis iga tšekk läheb eraldi reale. Mul on üks kontoritarvete tšekk, mul on tervisekulude oma, siis iga tšekk on eraldi real. Nii. Mis siin moodulis veel põnevat on? Täpselt samamoodi sa saad vaadata üle, mis on sinu võlgnevus, mis kuupäeval ostuaruanded. Nii. Järgmisena, mis meil tekib enamasti, on meil müük, müügiarved. Nii. Müügiarvetega on täpselt samamoodi. Hakkad koostama müügiarvet, sa saad ilusaid seadistusi teha siin müügiarvetel näiteks. Et nii, võtame siin teagi, kellele ma julgen teha arvet. Eraisik. Kas siin on? Eraisik on just hea konto siia luua. Eraisik. Koond. Nii, ja siia panedki füüsiline isik. Nii, siin registrikoodi ei ole, muidu kui sa paned siia mingi juriidilise isiku nime, siis ta jälle äriregistrist võtab selle koodi sinu jaoks välja. Mina panen ka tavaliselt e-maili aadressi, siis mul on võimalik läbi selle süsteemi saata talle e-arve kohe, e-mailitsi ära arve. Et kui mul on e-arve liidestus olemas, siis mul on võimalik ka e-arveid saata kohe. Ja salvesta. Ja nüüd ma saan selle samale eraisikule näiteks väljastada arve kuupäev, maksepäev, kõike saab muuta. Arve number, ära seda väga näpi. Need peavad olema järjest. Kuupäev ja arve number peavad olema loogiliselt kooskõlas kronoloogiliselt järjestuses kandev numbriga. Nii. Mul on siis artiklid, ma ei teagi, kas mul on koolitus, koolitus. Ma võin näidata tegelikult, siin on kõik need, mis tavaliselt ma seletasin teile ka ära eelnevas selles. Need all on aktsiad, varude lao arvestuses on niisugune, et mul on aktsiaid, siis need on siin sellepärast, et ärge neid ära ehmatage. Aga üldiselt teil tuleb esimese asjana selline nagu kaubamüük on ju. 20% las olla, see peabki olema. Juhul, kui te muudate ennast käibemaksu kohustuslaseks, siis jookseb kõik deklaratsioonis õigeks. Et paljud mõtlevadki, et appikene, mis nüüd saab on ju. Et siit validki õige. Ega siin rohkem valikut ei ole, mul on koolitus siia tehtud. Panemegi 100 eurot koolitus on ju ja salvestan. Salvestan ära, sest pärast ma pean üle kirjutama, et mul oleks meelest ka, mis ma tegin teiega. Nii, salvestan. Ja ta tuleb sellisel kujul. Siit näete ka tegelikult seda kannet, mis ta koostab. Tuluna võtab ülesse ja nõudena ostjate vastu, eraisiku vastu on see praegu nõue, et ta ei ole ju ära maksnud mulle. Ja arve iseenesest on mul vist selline. Nii, värve asju saate muuta blanketis ja nii edasi, et arve on iseenesest selline ja mul ongi vaata, ei ole käibemaksu kohustuslane siia kirjutatud. All on kõik minu andmed, mul ei ole nagu hullult vaeva nähtud sellega, et siin võiks olla ka telefoninumber ja logo võiks olla üleval, et sa saad siia paigutada igast asju tegelikult. Nii.
aga selline ta on. Nüüd, kui sul tekib vajadus pangakontol toimuvad mingid tehingud. Nii, tavaliselt siis see on see kolmas samm. Et kui me vaatamegi neid samme teil siin ka, nii ostumooduli alt sisestus sai see tehtud, on ju. Siis aruandvad kulud, kui sul on need, müügiarve sisestus, need. Palgakanded me teeme hiljem ja põhivara, kui sa ostad põhivara, siis panedki sealt ostuarvel põhivara ost ja siis ta automaatselt vaatame, kas mul on mingid põhivara. Nii, automaatselt tekitab mulle selle põhivara siia. Vaatame, kas mul on põhivara, midagi võiks olla. Arvuti vast on. Ei ole, ma ei teagi. Näe, arvuti on. 2017 olen arvuti ostnud, nii. Siis ta automaatselt näitab selle amordi arvestuse, mis ma ütlesin, nagu näha, mul on 2018 pooleli. Siin võin järjest teha. Kui me teoreetilisest loengust rääkisime mingit amortisatsioonist ja amortisatsiooni kulumist ja nii ja naa, et kuidas seda arvutada ja pikalt ja laialt, siis reaalsus. Lisauus. Pane märtsikuu tehtud kohe. Nii, aprillikuu amort tehtud. Põhimõtteliselt enne aasta lõpuni ära, sest mul niikuinii vaja majandusaasta aruanne ära teha. Nii, igakuiselt arvutab ta praegu mulle amorti välja. Nii, detsembrini tegime ära. Ja põhimõtteliselt ma saangi siit tegelikult eelmine aasta aruandest kätte selle, et ta on soetanud 2017, soetusmaksumus oli 999 eurot, 25% on amortisatsiooni määr. 2018 aastal amortisatsiooni arvestatud 249,72, alles on 728,47. Ja põhimõtteliselt kogu amortisatsioon kokku on 270, kuna 2017 aastast ainult detsembrikuu on jäänud, et ühesõnaga 13 kuud on arvestatud amorti. Ja siis ta ongi õiges kohas tegelikult, nende 2 klikiga on meil ta bilanssis õiges kohas ja kasumi aruandes. Amort on kuluna üleval ilusti ja bilanssis on õigesti kajastatud meie põhivarad. Et see klõks teeb kõik asjad meil bilanssis ja kasumi aruandes põhivara arvestusega korda. Sinu ülesanne on lihtsalt esimene kord panna paika, valida, mis liiki põhivara sul on ja panna seadistused paika. Nii, vaatame siis konspektist veel edasi. Pangatasumised. Kui sul pangas on LHV, Swed või SEB, siis Meritil on näiteks olemas otseühenduse loomise võimalus. Ma usun, et teistel programmidel on ka, et seda tulebki ka lugeda. Et see tähendab seda, et sul on võimalik luua panga ja programmi vahel otseühendus, et sina ei pea sinna sekkuma, vaid need 2 keskkonda suhtlevad omavahel automaatselt. Ja kõik infod, mis sa seal pangas teed, tulevad sulle raamatupidamisprogrammi sisse ja sinu ülesanne on nad teha nii-öelda roheliseks ehk siis kinnitada ära. Et arvuti midagi nagu sinu eest ei kinnita, sellepärast et see on ikkagi enamasti sinu ülesanne neid asju teha. Nii. Ja siis ongi alguses tegelikult seni, kuni sul seda liidestust või otseühendust ei ole loodud, siis on võimalik programmi tuua ISO XML või XML formaadis fail. Et maksete mooduli all see kõik asi toimib. Ma ei hakka seda praegu näitama, sest et ma usun, et see on delikaatne info. Aga põhimõtteliselt siin
maksete all teil see pangad, siin all peaks olema sihuke nii trükiarvele, kui ma selle lahti teen, siis ma saangi valida trükiarvele loo otseühendus pangaga, kinnita automaatselt seotud maksed. Ehk siis see linnukene otseühendus pangaga tähendabki seda, et mul on vaja digitaalselt allkirjastada oma soov ja LHV saadab mulle lepingu, mida ma allkirjastan ära. Swedbankis on Getaway juhendi järgi ja SEBis ma nüüd ei teagi täpselt, mul ei ole ühtegi sealt nagu aktiveeritud. Et see, kuidas neid otseühendusi teha, on kõik juhendid olemas, et sellepärast ei jääks midagi teil tegemata. Nii, ma natukene räägin ka sellest otseühendustest. Selliseks asjaks ongi siis, see on ka e-arvete integratsiooni seadistus on ühelt poolt. Nagu te näete, et siin on erinevaid võimalusi, on ju. Ma võiks täiesti tegelikult ära aktiveerida oma konto, teengi seda teile ära. See on üks asi, mida te võiksite tegelikult kindlasti ära teha. Aktiveeri oma konto ID-kaardiga. Ei tea, miks mul see tegemata on. Et see on nii kohustus riigiga suheldes nüüd ja nii ongi, näitan teile ära. Nii, no ma ootan ju. E-arvete ja siis see check.ee liidestus oli ka seal see Costpocket, need on kaks nime lihtsalt. Ja varsti me liigume selline API liidestuse juurde, ehk siis kui te kasutate mingit e-poodi või siis mingit muud laoarvestusprogrammi, siis võite uurida, kas seal on API liidestuse võimalus. Need on lihtsalt siis kaks koodi pikka siukest personaalset koodi, mis siis lubab nende programmidele omavahel nagu otse suhelda. Nii, no kaua ma siin ootama pean? Puhkusel vist. Nii. Ei leitud. Ma näppisin, ma olin liiga kärsitu. Nii, vaatame, ta vist muud ei luba. Niimoodi uuesti teha. Ta on tundlik. Et kui nad saadavad selle ära, siis tuleb Omnivast mulle kinnitus ja siis ma pean ettevõtja portaalis valima endale e-arve operaatoriks Omniva. Põhimõtteliselt see süsteem käib niimoodi. Nii. Kui ma võtangi siit selle API seadistuse, siis minul on API seadistus ka Merit palgaga ehk siis palgaarvestusprogrammiga. Ja see kood on sisestatud ka Merit palka mul. Nii. Aga vaatame, kas meil siin nagu saavad asjad korda. Nii. Maksetal ongi siis, ma kohe vaatan üle, kuidas ma saaks teile makseid näidata, nii et oleks normaalne. Nii. Teen niimoodi ära. Siis ma saan teile näidata ka kõike muud asja siin. Nii, nüüd ma saan näidata teile ka seda maksete osa. See on oluline teil mõista. Nii. Et nüüd ma valisingi maksed ja siis tuleb maksete valik ja seal on ilusti näha pangakontod, kassad, maksuametiga tasaarveldus ja nii edasi. Et kui me võtamegi siin näiteks, siin on Swedbanki konto
kui me võtamegi, peaks olema, vaatama, kas mul on, ei ole. Et nii. Siis siin on tegelikult vaja meil saada kõik roheliseks, kõik, mis siia tuleb. Ta impordibki need asjad kõik siia programmi. Meil on vaja saada roheliseks, kui ta ei ole roheline, siis hooldustasud on palgateenus, on ju. Nii, ma teen selle ise roheliseks, salvesta, nüüd ta on roheline. Kõik vasakpoolne tulp on selline, mis on siis tehingud tarnijatega või siis tehingud klientidega, et sul on arved olemas ja sisestatud. Kui näiteks riigilõivud ja pangateenustasud, need lähevad siit alt, käsitsi muud sissetulekud ja väljaminekud. Ja eesmärk on tegelikult mul saada nad kõik siin roheliseks. Ja kui nad on mul rohelised, siis ma panen salvesta ja ta koostab nende kohta tegelikult raamatupidamiskanded ise ära. Ja siin peab kõik need olema ära tehtud. Siis on raamatupidamine korras. Ja kuidas me seda kõike saame kontrollida, on ka see juhendis, nagu ma näitan teile, et kui teil on kõik asjad tehtud, palgana me veel jõuame, sinna meil on aega. Finants- ja käibeandmik, et sa kontrollid, et lõppsaldod kõik klapiksid, sendi pealt peavad klappima. Pangas kontor reaalselt peab aasta lõpus sama palju olema raha sendi pealt, kui sul raamatupidamisprogrammis on aasta lõpus selle raamatupidamisprogrammi järgi raha. Ehk siis raamatupidamine programmi kandmine ongi siis kõikide tehingute dubleerimine nii-öelda. Et aasta lõpus sa pead olema võlgu nii palju täpselt sendi pealt, kui sa reaalselt olidki aasta lõpus võlgu või sulle oldi võlgu. Maksuameti tehingud. Kõik, mis on maksuametiga seotud, peavad olema sendi pealt e-maksuametiga saldopäringu alt. Sa saad ilusti näha aasta lõpu saldopäring ja mis seal oli. Et see peab sendi pealt klappima. Nii. Et see on see käibeandmik on sinu jaoks sihuke. Ja kui me räägimegi reaalselt tegelikult majandusaasta aruandest ja majandusaasta aruande tegemisest, kui meil on käibeandmik korras, siis siin finantsi all on see käibedeklaratsiooni osa, mis sa saad teha, on ju. Mul siin mitte midagi praegu ei ole, sest ma ei ole käibemaksukohuslane. Nii. Aga reaalselt ta nõuabki. Tegelikult ongi 2 klikki käibedeklaratsioon tehtud, 2 klikki majandusaasta aruanne tehtud. Kui su eeltöö on kõik tehtud, nagu näed, siin sa saad bilanssi, kasumi aruannet, rahavoogude aruannet vaadata. Majandusaasta aruanded, nii, mul on 2018, see ei ole küll reaalne, aga põhimõtteliselt on olemas. Saan valida siin, mis lähevad sinna sisse. Ma saan need faili formaadisid kätte ma ettevõtja portaalist lihtsalt laadin selle faili formaadi ülesse. Mul on need andmed kõik ettevõtja portaalis olemas. Majandusaasta aruanne põhimõtteliselt on tehtud. Et me tihti tegelikult mõtleme, et oi, et mis nüüd saab, on ju, aga reaalsus on palju lihtsam. Et siin pearaamatu all on Merit API ehk siis palgakulu, palgakanded. Tulnud programmis kaudu ise nad on suhtlenud omavahel Merit Palk ja Merit Activa. Palgaprogramm põhiraamatupidamisprogrammiga on suhelnud. Nii, nüüd me liigumegi sinna palga poole. Et töötajatega seotud tehingud. Siin on jälle teile üles loetatud. Mis sa siis valid, on ju? Milline lepinguliik sul on? Siin on juures juhatuse liikme leping, et selgita enda jaoks välja, kas sul on seda mõistlik teha või mitte. Üldiselt mina ikkagi soovitan töölepingut ja juhatuse liikme leping ei pea olema seal juures. Ma ei näe seda põhjust. Seda sa teed niikuinii tasuta. Nii. Kas ta on siis töötaja erisusega arvestamine, et kas ta on mis
erisus tal on. Huvitav asi, mida ma tegelikult teile töötajate juures ei rääkinud, on avatud vanglas viibiv isik. Et tegelikult on olemas selline asi nagu avavangla. See tähendab seda, et inimene ei ole otseselt ta vang, aga tal on võimalus päeval käia ringi ja ta peab õhtul nii-öelda koju tagasi tulema ehk siis vanglasse. Et sellised nagu inimesed on olemas ja neid saab rakendada tööle ja sa saad võtta need tööle ja põhimõtteliselt sa ei pea nende pealt makse maksma, riik maksab sulle kinni selle makse, aga nende see töötasu liigub Rahandusministeeriumi kontole, et see ei lähe inimese endale ja Rahandusministeerium siis peab sealt kinni mingid kinnipidamised, mis sellel vangil on ja siis ülejäänud raha ta saab see inimene endale kätte. Aga tööandja poole pealt on siis väga-väga soodustatud just maksukoormuse poole pealt. Kui sa saad, põhimõtteliselt on sotsiaalmaksuvaba väljamakse, tulumaksu vist seal vaba, kui kasutatakse, siis ei pea ka maksma ja muud vist nipet-näpet jäävad. Et see on nagu niisugune huvitav võimalus, millest inimesed ei ole teadlikud. Aga loomulikult ei ole kuskil meil sellist andmebaasi Tartu vanglas näiteks, et nii need on avavanglas olevad vangid, et neid saab tööle võtta. Et see, kuidas see info liigub, kuidas sa leiad selle nii-öelda oma vangi, et see on natukene niisugune nagu teadmata maa. Et minul üks raamatupidamise klient nii tegi, seepärast, et talle lihtsalt ise nagu tuldi pakkuma. Et kui sa oled nagu suurem tööandja, siis loomulikult see Tartu vangliga suhtlus on natukene teine ja sealt kaudu tema sai ka endale töötaja siis. Siis tee selgeks tulumaksuvaba kasutamine ja kindlustuse vajadus. Sõlmi leping on ju, tee juhendamine juurde ja registreeri töötajate registris. Töötajate registrist registreerimine käib siis meil nii, et registrid siseneme uuesti ära. Loodame, et ta lubab. Nii. Sisened ilusti siia ära ja valid registrid. Töötamise register. Nii. Me võime jälle minu asja ära teha, vaata. Üldiselt siin üleval on uus töötamine. Panen enda oma praegu, kuigi ta ütleb kohe mulle, et nii, et ta loeb ette, et mul on kehtiv tööleping siin juba. Nii, töötamise registris valid töötamise aja. 19. Siin on punkte vaja, olen tarjunud. Töötamise liigi. Ma võin panna endale näiteks juhtimisorgani kontrollliige. Kui mul on kõik ikka muu, kui ma paneks siia töölepingu, siis ma peaksin tööaja määra täitma. Ta paneb automaatselt 1. Kui sul on plaan või strateegia endale maksta mingit miinimumi ja sa tead, et su töömaht tegelikult ei ole 40 tundi nädalas, siis arvuta palun välja, palju su töömaht on. Et see oleks ka nagu Eesti keskmisega kooskõlas selles valdkonnas, mida sa töölepinguga tööd hakkad tegema. Et mina soovitangi tavaliselt panna siis 0,25 kuni 0,5 näiteks. Kui sul on siia üleval valitud võstleping, siis paned siia ka lõpu ja lõpetamise aluse seadus, täpsustus, lepingu lõpetamine. Kui sul on, jätkame töölepinguga, sellepärast, et siin on olulised.
Tööleping, see on enamasti tähtajatu, siia ei puutu mitte midagi. Töökoha aadress on kohustuslik. Käsitsi sisestada väga ei saa seda. Et ta ikkagi lubab nagu, sa pead ikkagi siit nagu süsteemist valima, et valida õige märksõna. Ametinimetus on jälle kohustuslik. Töölepingu puhul, teiste puhul ei ole. Nii, valid. Miks see on? Ja need peaksid vajutama registreering, ma ei vajuta seepärast, et mul on juba see registreering. Et need on kohustused ära valida. Aga kui ma tahaks, valin uue, et võtame siit midagi muud. Et siin nende valikute seas saad ainult ametinimetust valida. Sa ei saa midagi muud valida, kui siin ei ole. Et ikkagi nende seast, et oskus käsitöölised on ju, et nende plussidega vaatad. Või siis panedki siin otsingusse mingi nimetuse. Vaata käsitöömeistrid. Et siin on nagu tegelikult puutoodete valmistaja näiteks. Tööandja lisainfo ainult siis, kui sa alaealise pead võtma tööle, siis sa pead kirjeldama, kuhu ta läheb ja nii edasi. Ja registreeri. Kui sa vajutad registreeri, siis tuleb töötajale selle vastava sisuline mailboxi. Ja see on nagu teavitus, et ta on tööle võetud. Ja nagu näed, ma olen ilusti oma ettevõttes tööl. Ja sellega on sul tegelikult töötajate registris registreering olemas. Nii, mis me töötajatega veel peame tegema? Ja kuna mul on registreerimine olemas, siis ma saan siit ka need andmed kätte. Ta peaks laadima mul alla. Hop, siia. CSV formaati. Nii, nüüd ma sisenen Merit oma raamatupidamisprogrammi palgaversiooni, palgaarvestus. See on 2 töötaja puhul tasuta. Merit Active on 100 ostuarve ja 100 müügiarve sisestamisel tasuta. Et mõtelge natukene nagu kõik tegelikult arvavad, et hullult keeruline on, et raamatupidamisprogrammid maksavad. Palgaarvestus, sul ei ole mõtet seda käsitsi teha, kui 2 töötajat on tasuta. Mul praegu oleks see programm tasuta käes, sest ma olen iseenda tööandja, ma olen üksi. Et ma saan kõik need asjad siin ära teha, selle asemel neid käsitsi nuputada. Milleks? Et sa saad kõik need asjad siin ära teha. Merit Active on kuni 100 dokumenti aastas on tasuta ostuarvena sisestada, pluss siis 100 dokumenti müügina sisestada aastas. Ja iga majandusaasta jaanuarist näiteks hakkab uuesti lugema. Et väga paljud ettevõtted saavad põhimõtteliselt ka raamatupidamisprogramme tasuta kasutada. Milleks siis? Ja kui see tuleb nagu, ikkagi minul on küll raamatupidamisteenuse hinna sees on litsentsitasud, et sa ei pea programmi eest maksma. Aga kui sa soovid nõustamisse tulla, siis sul programm võiks olla tasuta just selle poole pealt, et ta võiks sinna nende mahtude sisse jääda. Tuuri ka iga enda programmi valikul uuri välja, mil määral nad on tasuta. Nad on tasuta ka võimalus proovida. Nii, kui mul on olemas, siis võtan ennast palgale või ükskõik mis, siis isikuandmed on esimene samm ja tööriimport on järgmine. Ja seesama, mis mul oli, seesama fail, mis nüüd tuli mul on ja nii. Tuli sealt e-maksuametist, selle ma tõmban nüüd siia. Tulegi. Mul on arvuti nii.
Nii, ta ütleb, et ei ole midagi. Ma tean, importivad, sellepärast, et mul on kõik juba olemas. Järgmine asi, mis ongi, et sa järjest hakkadki isikuandmed, lepingud ja nii edasi. Et täpselt samamoodi sa näed siin Merit Palgas väga hästi seda sammust, kuidas siin toimib. Ja minu eesmärk ei olegi teile õpetada siin, kuidas see toimib nii ideaalselt. Meritil on väga hea kasutajatugi, on väga head juhendid olemas, samm-sammult kõik kirjeldab ära ja neid on võimalik ära õppida. Meritil on ka koolitus olemas, kus sa saad osaleda, kui sul on nagu vaja juurde õppida. Kui sa tuled minu nõustamisteenusesse, siis ma õpetan sind, kuidas neid asju teha. Et palgaprogramm on nagu nii lihtsaks tehtud, kõik töökatkestused, kui sa oled haiguslehel, kõik asjad, puhkusearvestus, kõik teeb ära. Ja põhimõtteliselt, kui me võtamegi näiteks, ma võtaks jaanuari, veebruar oli mul vist ära kantud, võtame märtsi. Ja kuidas need programmid omavahel siis suhtlevad, ongi see, et ma võtan siit pearaamatu kanda. Merit Aktivasse. Valla. Ja nüüd ma lähen Merit Aktivasse. See kanne ilusti ootab mind siin. Nii, ta on olemas. Kõik. Ja tänu sellele, et see kanne tuli siia, ma saan ka tegelikult selle palgamaksu ära maksta. Ma kohe panen teid tagasi. Nii, et nii. Ma võtsin selle panga uuesti kätte lahti. Vaat siin mul on vaja maksta ära. Nii, need maksud on siin juba ees üleval. Kui me kanda all näitasin seda Valga võimast kannet, see on tohutu, siis nüüd ma panen need linnukesed juurde, kuna ma importisin märtsi palgakanda ära panka, mu pangast ta veel roheliseks tegemata, siis ma panen linnukesed juurde ja salvesta. Ja ta on roheline. Siin ma ei saa seda teha, sest ma ei toonud veel Merit Palgast siia andmeid ette võlgnevuseks. Et ühesõnaga, no eesmärk on teile tänases praeguses loengus näidatagi neid, anda konkreetseid juhiseid ja samas ka näidata, kui lihtsaks on tegelikult programmid teinud meie elu. Ja lisaks ma julgustan alati igasuguste asutuste infotelefonidele helistamist. Et Tööinspektsiooni juristi infotelefon on üks mu lemmikuid. Lisaks ka, kui on Sotsiaalkindlustusamet, haigekassaga teemad, kuna inimesel tekib haigekassa, kui tal on äkki vaja, mis tingimustel. Maksu- ja Tolliameti ja see infotelefon, e-maksuameti klienditugi on ju. Kõik need tegelikult käibemaksu puhul on vist eraldi. Äriklientide nõustamine, see e-maksuamet, see, et meili aadressid on ka kõik juures. Et kõik asjad on nagu olemas. RMP foorumis saad küsida alati küsimusi. Raamatupidaja.ee on enamasti ikkagi tasuline, aga alati, kui sa küsid midagi või küsimusi, siis kontrolli ka selle nagu niisugust usaldusväärsust. Kui on Maksuameti selgitused, Maksuametil on ka väga palju selgitusi, kus mis on. Et kui Maksuameti selgitused, siis need on usaldusväärsed. Aga kui mingis foorumis keegi mingi kägu on nii-öelda kommenteerinud, siis ära seda nagu laus tõe pähe võtta. Jälle pilvebüroo, Krista oma soovitan ja Facebookis on tegelikult ka, ma kohe vaatan, mis selle nimi on.
on äkki see raamatupidamine, majandusarvestus ja maksundus 15 000, ligi 15 000 liiget. Ehk siis sealt saate ka erinevaid küsimusi küsida ja väga paljud otsivad sealt kaudu ka endale raamatupidajat. Et need võimalused tegelikult on, et sa ei pea olema üksi oma murega ja minu käest võid alati ka küsida küsimusi, et ma hea meelega aitan, sest minu jaoks raamatupidamise üks võlu on loomulikult kaunis süsteem, aga teiselt poolt teada saada, millega inimesed tegelevad. Mulle tõesti meeldib teada saada, millega inimesed tegelevad ja mis põnevad nad teevad, kuidas nad teevad ja nii edasi, et alati võib minu käest küsida, sellepärast et ma naudin seda, et ma saan midagi põnevat jälle teada ja mingit lahendust sellele nagu sinu probleemile. Et mulle meeldib see osa väga. Nii. Kas nüüd on raamatupidamine selge? Ta ei peagi nii selge olema, et sellest saaksite raha küsida, aga siiski ma usun, et te saite nagu oma hinge teatud selgust ja rahu seoses raamatupidamisega. Ma tõesti loodan seda, et ma üritasin asju selgitada nii lihtsalt, kui vähegi võimalik on. Ja kui on küsimusi asju spetsiifilisi, siis saate alati mulle kirjutada. Ja suhelda minuga. Nii, tubli, palju õnne. Raamatupidamise plokk läbitud, üks mahukas plokk sul läbitud ja meid ootab viimane plokk finantsprognoosid. Ja siis juba ongi aeg hakata oma äriplaani kaitsma. Nii et enam ei ole palju minna. Sa oled vapper, et sa oled nii pikalt juba vastu pidanud ja võidake lõpuni, et äriplaani protsess on alati sihuke pikk protsess, aga kui sa suudad selle ära teha, siis sa võid väga uhke enda üle olla. Ja see annab väga palju nagu teadmisi juurde sulle ettevõtlusest ja teiselt poolt ka sinule kui inimesele, mulle tundub, et see on nagu sihuke protsess, mis õpetab inimest ise ka isiksusena ka väga palju. Nii et kohtumiseni juba finantsprognoosides. Tšau!